Keskkonnamõjude hindamise kavandatavaks tegevuseks on raudtee taastamine umbes 4,8 kilomeetri pikkusel Riisipere-Turba raudteelõigul. Tegemist on elektrifitseeritud raudtee rajamisega valdavalt ajaloolisel Haapsalu raudteetrassil. Ellamaa piirkonnas planeeritakse väikeses mahus trassi õgvendamist. Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee ja raudtee ristumine planeeritakse kahetasandilisena. See on küll väga hea, et juba tegeletakse järgmise lõiguga, aga küsisime Rein Riisalult, kas selle jaoks veel liiga vara pole. Selles pikas protsessis on väga suur osa selles, et leida sobiv lahendus, mis eeldab tervet rida kooskõlastusi, mis võtavad paratamatult aega. Raha nad palju ei võta, aega nad võtavad. Ja kuna valitsusliikmed on nagu väga selgelt öelnud, et tegemist Riisipere-Turba näol on Haapsalu raudtee esimese etapiga, siis see teine etapp teadupärast ju järgneb esimesele etapile ja selle Ellamaa sõlme lahendamise ja keskkonnamõju hindamisega siin piirkonnas saab ära teha need eeltööd, mis paratamatult tuleb teha, et kui ühel hetkel see teise etapi otsus tuleb, siis saaks selle raudtee võimalikult ruttu valmis. Peamiselt jäid tänaselt arutelult kõlama järgmised paar mõtet. Esimene mõte oli see, et kas me võime ikkagi uskuda poliitikuid ja valitsus selles, et see raudtee tõepoolest tuleb, mida on lubatud. Juttu on siis eelkõige Turba raudteest ja kas see tõesti ka Turbast hakkab edasi minema, nagu on lubatud. Et me rääkisime väga palju sellest ja me kuulsime väga palju põhjendusi, miks see raudtee peab kindlasti Haapsaluni välja minema. Ja teine asi, mis ma võtaks kokku, siin oli meil külaline Lääne-Nigula vallast, kes kuulas seda arutelu. Ta ütles lõpetuseks selle, et ma viin selle positiivse sõnumi, et Ellamaa toetab raudteed, viin sellega Lääne-Nigulasse. Nii et ma arvan, et ma tohin öelda siis kogu Eesti rahvale, et Ellamaa rahvas väga-väga toetab seda, et raudtee läheks Turbast edasi. Arutelult jäi Haapsalu raudteele kõlama siiski positiivne toon, mis näitab, et rahvas ootab rongi. Pigem ootan ja kohalik elanikkond üldjuhul ikkagi ootab rongi tulekut. Praegu lihtsalt see bussiühendus on selline lünklik. Suure maantee äärest eelkõige just tipptundide ajal ei pruugi bussi peale saada, eelkõige just reedeti ja pühapäeviti, et see on kohalike jaoks ebausaldusväärne ja pigem nad ei püüagi hakata minema bussiga, vaid kasutavadki seetõttu isiklikku transporti. Ja rong väga palju päästaks seda olukorda.